Kujutlege ühte hetke ajaloos. On aasta 1945 ja teise maailmasõja lõppedes kogunevad inimesed purustatud kirikusse Varssavis. Pühakoja aknad on killudeks, altar purunenud, kuid keset seda kaost võtab vanem preester oma kätesse risti ja ütleb: me alustame uuesti. Ta ei räägi ainult hoone taastamisest, vaid kutsest taastada inimesed seestpoolt, armastuses ja andestuses. See on hetk, mil pühendumine ei tähendanud lihtsalt välist tegevust, vaid südame ettevalmistust. Pühapäevane evangeelium tuletas meile meelde, et risti Johannes kuulutas rahvale: valmistage issanda teed, tehke tasaseks tema rajad. Adventi aeg on kutse valmistuda, mitte lihtsalt väliselt, vaid sügavalt sisemiselt. Johannes ei rääkinud tol ajal uutest templimööridest või ohvritest, vaid inimese südamest, mis vajab tasandamist. Uhkuse mäed tuleb madaldada, kibeduse orud täita. Üks tähendamissõna räägib talumehest, kes tahtis jõge ületada, kuid sild oli lagunenud. Selle asemel, et silla taastamiseks tegutseda, ootas ta aastaid, süüdistades teisi, et nad ei ehita silda. Jõgi jäi ületamata ja tema elu jäi seetõttu kitsikusse. Kui sageli oleme ise selles olukorras, ootame, et teised teeksid tööd meie südame tasandamiseks või et Jumal parandaks kõik meie probleemid ilma meie pingutuseta. Paavst Franciscus on korduvalt kutsunud üles mitte kartma sisemise silla ehtamist, alustama andestusest ja aktsepteerimisest. Ta on öelnud: Jumal koputab alati meie südamele, aga meie peame ukse avama. Adventi aeg on kutse valmistada seda ust, puhastada meie süda kõigest, mis segab meie kuulmast Jumala häält. Vennad ja õed, evangeelium, pühapäevane evangeelium ei ole lihtsalt üleskutse. See on palve alustada. Küsigem endalt, millised mäed minu elus vajavad madaldamist, millised orud täitmist. On aeg minna pühasse paika, mitte ainult välises tähenduses, vaid ka oma südame sügavuses. Võtkem vastu see kutse, nagu risti Johannes kuulutas, ja valmistagem oma süda, et issand leiaks meie juures tasase ja rahu täis koha. Ja Jumala arm juhatab meid selles teekonnas, kui ainult oleme valmis võtma esimese sammu.